Kui palju sina arvad, et tehisintellekt sind juba praegu mõjutab? Isegi kui sa pole kunagi ühtegi juturobotit avanud, siis tõenäoliselt kasutad sa tehisaru juba praegu iga päev. Näiteks veebiotsingus, tõlkerakenduses või isegi oma telefoni kaameras. Täna räägime sellest, kuidas tehisintellektiga teadlikult sõbraks saada. Samm-sammult ja lihtsate näidetega. Teeme ka kõigepealt selgeks, mis see ikkagi on, millest me rääkima hakkame. Ilmselt oled sa kuulnud erinevaid mõisteid nagu näiteks tehisintellekt ehk TI, tehisaru, tehismõistus, tehistaip, tehisaju, AI ehk Artificial Intelligence. Üldjoontes tähendavad need kõik ühte sama asja ehk mingisuguseid arvutiprogramme või süsteeme, mille eesmärk on jäljendada inimlikku mõtlemist või otsustusvõimet. Selleks võib olla teksti või pildi loomine, mingisuguste seaduspärade äratundmine või isegi probleemide lahendamine. Oluline on aga aru saada, et tehisintellekt ei tööta samamoodi nagu inimaju, vaid tegu on arvutiprogrammiga, mis töötleb suurel hulgal andmeid, et leida neist statistilisi seoseid. Miks see mõiste vahepeal segadust tekitab? Põhjus on selles, et tehisaru ei ole üks ainus masin või seade, vaid terve hulk süsteeme ja rakendusi, millest mõned peidavad ennast väga igapäevastes kohtades, näiteks liikluskaamera sees või internetiotsingus. Teised jällegi on hästi käega katsutavad, näiteks juturobotid või pildigeneraatorid või tõlkemootorid. Täna räägimegi peamiselt juturobotitest, sellepärast et need on teinud tehisaru inimestele käega katsutavaks ja toonud kaasa väga suure avaliku huvi. Kohe räägime sellest, miks nad erilised on, aga kõigepealt paneme ise käed külge. Kui sa oled kunagi sõbrale sõnumit saatnud, siis oled juba peaaegu valmis tehisaruga rääkima. Ta ei ole küll inimene, aga sellegipoolest vastab ta sulle loomulikus keeles, isegi eesti keeles. Et juturobotiga vestlust alustada, pole vaja teha midagi muud, kui lihtsalt kirjutada oma küsimus või palve siia tekstikasti. Väga tore. Jah, seletab, kes ta on väga lihtsalt, aga proovime veel lihtsamalt. Ma olen tark arvuti, kes oskab inimestega rääkida. Nojah, sellest enam lihtsamaks ei lähe. Nagu näha, on juturoboti kasutamine väga lihtne. Selleks ei ole vaja mitte mingeid erilisi tehnilisi oskusi. Nüüd me oleme varbaga vee ära katsunud, aga võib-olla sul on tekkinud küsimus, et kuidas selline asi üldse saab võimalik olla. Vaatame lähemalt. Teadlased on tegelikult proovinud masinaid intelligentseks teha juba vähemalt 1950. aastatest alates. Toona arvati, et läheb umbes 20 aastat, et jõuda arvutiprogrammini, mis mõtleb inimesega samaväärselt. Tuli välja, et see ei ole tegelikult nii lihtne. Üks põhjus on see, et arvuti ja inimaju on ehitatud erinevalt ja head täiesti erinevates asjades. On ülesandeid, mis on inimesele kerged, aga masinale rasked ja vastupidi. Nii näiteks suutis juba 1997. aastal IBM'i superarvuti Deep Blue seljatada maletšempioni Garry Kasparovi. Aga see sama arvuti ei oleks saanud hakkama pildi pealt kassi või koera äratundmisega. Ja see on midagi, mis isegi üheaastasele lapsele on jõukohane. Kuigi tänapäevaste juturobotite laadne tehisintellekt jäi aastakümneteks kättesaamatuks unistuseks, töötati välja palju muid viise, kuidas arvutid saavad inimeste eest ülesandeid ära teha. Väga paljud neist on juba ammu igapäevaselt kasutuses. Ilmaennustus põhineb keerulistel mudelitel, mis töötlevad tohutul hulgal andmeid. Liikluskaamerad ja turvavideod suudavad automaatselt rikkumisi tuvastada. Sinu postkastis filtreerivad spämmifiltrid soovimatud kirjad välja. Pangad kasutavad mudeleid, et hinnata tehingute riski ja pettuse võimalust. Samamoodi töötavad ka otsingumootorid, tõlkerakendused ja isegi paljud telefonikaamera funktsioonid. See tähendab, et tehisintellekt on juba mõnda aega meie ümber. See ei ole kuskilt taevast alla sadanud imemasin, vaid hulk erinevaid rakendusi ja süsteeme, mida kasutatakse erinevateks ülesanneteks. Küsimus on pigem selles, mis teeb need tänapäevased juturobotid nii eriliseks. Siit jõuamegi suurte keelemudelite juurde, mis on tegelikult juturobotite sees olev tehnoloogia. Kõige lihtsamalt öeldes on keelemudelid umbes nagu automaatsisestus sinu nutitelefonis. See, et nutitelefon proovib sinu järgmist sõna ära arvata, on ilmselt paljudele tuttav. Tegu on päris tüütu funktsiooniga ja mõnikord võib see isegi palju paksu pahandust tekitada. Tegelikult on automaatsisestus justkui juturobotite esivanem. Keelemudelid proovivad samamoodi ära arvata, milline sõna
oleks järgmiseks kõige tõenäolisem. Lihtsalt nad teevad seda nii hästi, et kokku võib tulla isegi täiesti sidus ja loogiline tekst. Milles siis vahe on? Peamiselt suuruses. Suurte keelemudelite loomiseks kasutatakse tohutul hulgal andmeid, millest nad õpivad ära, millised sõnad üksteise järele tulevad. Lausa nii hästi, et nad oskavad küsimustele vastata ja juhiseid järgida. Muide, täpselt samal põhimõttel töötavad ka pildigeneraatorid. Kui keelemudel prognoosib, milline sõna tuleb järgmiseks, siis pildigeneraatorid proovivad ära arvata, millised värvid ja kujundid võiksid igale pikslile järgneda. Tulemus võib olla üllatavalt veenev. Teksti alusel genereeritakse pilt, mis võib tunduda lausa fotorealistlik. Või siis mõnikord mitte. Keelemudelid ja pildigeneraatorid on seega sama idee erineval kujul. Mõlemad õpivad tohututest andmehulkadest seoseid ja siis loovad nende põhjal midagi uut. Aga kõige algsemal tasandil on nad ikkagi nagu automaatsisestus sinu telefonis ja seda tulekski neid kasutades meeles pidada. Tehisarul ei ole seega mingit entsüklopeediat või andmebaasi, kus ta vastuseid otsiks. Tehisaru ei tea asju samamoodi nagu inimene. Ta lihtsalt paneb tõenäosuste põhjal sõnu ritta. Seetõttu võib vastus olla väga arukas ja täpne või siis teinekord ainult paista sellisena. See võib olla näiteks ladusalt sõnastatud, aga tegelikult vale või lihtsalt sisutühi. Seetõttu ei tohi tehisaru kasutades mitte kunagi kriitilist mõtlemist kaotada. Enne kui me järgmise näite juurde läheme, siis ma palun sul ühe asja meelde jätta. Tehisaru ei ole üks ja ainus rakendus, vaid neid on väga palju. Väga tuntud on näiteks ChatGPT, Gemini, aga neid on veel ja nad kõik ei pruugi olla sama usaldusväärsed. Kui sa guugeldad lihtsalt AI ja klikid esimesele ettejuhtuvale asjale, võid väga lihtsalt sattuda millegi otsa, mis kogub sinu andmeid või müüb sulle reklaami. Seepärast on tähtis, et sa ise tead, millise juturobotiga sa suhtled. Sellest räägime täpsemalt järgmises videos, aga praegu vaatame ühte praktilist näidet. Oletame, et me peame korraldama lapse sünnipäeva, aga ideed on täiesti otsas. Küsime juturobotilt nõu. Olgu, saime teemapeo kodus või õues, siis filmiõhtu ja pikniku pargis. Oletame, et mulle meeldib see detektiivi mängu idee. Okei, ja lugu, rollid, vihjed, mis tuleb ära peita, tõendid ja auhinnad. Kõlab päris asjalikult. Selliseid ideid võib tehisaru genereerida vaid paari sekundiga. Muidugi see ei tähenda, et ta teeks kogu töö sinu eest ära, aga tihtipeale on sellest abi lihtsalt kännu tagant lahti saamisel. Toome ühe praktilise näite veel. Nonii, tehisaru pakkus meile Taevaskoja matkarada, Meenikunno raba matkarada ja Hinni kanjonit. Koos soovitustega, et milline neist kõige parem on olenevalt sinu eelistustest. Ütleme, et ma tahan minna just Meenikunnosse, aga ma ei tea, kuidas kohale saada. Vaatame, kas tehisaru saab sellega ka hakkama. Praegu me nägime, et vajadusel võib tehisaru ka veebist infot otsida. Ma siiski soovitan mitte kohe bussi peale hüpata, vaid kõik detailid ise üle kontrollida, sest sellistest lisafunktsioonidest hoolimata võib tehisaru siiski mõnikord lihtsalt kägu ajada. Need olid lihtsad ja argised näited. Aga tasub teada, et tehisaru ei ole mõeldud ainult pisiasjade lahendamiseks, vaid paljud inimesed kasutavad seda ka tööalaselt ja vägagi keeruliste ülesannete jaoks. Õigesti kasutades võib juturobot aidata inimesel tööd teha kiiremini ja mõnikord isegi paremini. Kuidas täpselt sõltub iga töö spetsiifikast? Mõnikord on need kasutusjuhud nii kitsad, et ainuke viis need üles leida ongi lihtsalt katsetades. Aga proovime ära ka selle pildigeneraatori funktsiooni. No, nii tahaks näha juba seda Meenikunno raba. See pilt ei ole ühestki reaalsest fotost kopeeritud, vaid on genereeritud täiesti nullist. Kui me palume juturobotil teha sama asja uuesti, saame me veidi teistsuguse pildi. Tehisaru arusaam sellest, milline näeb välja üks Eesti raba, põhineb loendamatutel
fotodel ja piltidel sarnastest maastikest, mille põhjal teda õpetatud on. Pea meeles, et mitte kõik juturobotid ei oska pilte luua ja mõnikord on selle funktsiooni kasutamiseks vaja kas tasulist kontot või siis eraldi teenust. Muide, juturobotiga suhtlemiseks ei pea üldse alati tingimata kirjutama, vaid mõnel juhul saab ka lihtsalt rääkida. Näiteks nii. Palun ütle 3 sõnaga, miks tasub tehisaru proovida. No, tehisaru proovimist tasub kindlasti kaaluda, sest see aitab sul avastada uusi võimalusi ja teha igapäevaseid ülesandeid lihtsamalt. Lisaks saad parem aru saama, kuidas sellised tehnoloogiad töötavad ja kuidas need sinu elu mugavamaks muuta võivad. Aga 3 sõnaga, palun. Selge. 3 sõnaga ütleksin avasta, lihtsusta, õpi. No vot. Kõige olulisem, mida sellest videost kaasa võtta, on järgmine. Esiteks, tehisaru ei ole üks ainus asi, vaid on palju erinevaid rakendusi. Iga juturobot on kellegi teenus ja on sinu otsustada, kui palju sa seda usaldad. Teiseks, tehisaru ei tea asju samamoodi nagu inimene, vaid loob teksti ja pilte mustrite ja tõenäosuste põhjal. Seepärast on oluline alati kriitiline olla ja vajadusel vastused üle kontrollida. Kolmandaks, tehisaru võib olla üllatavalt paindlik abiline, millest on kasu nii tööl kui argielus. See oli meie esimene samm tehisaru maailmas. Järgmises videos vaatame juba lähemalt, kuidas sellega teadlikult ümber käia.